Tere, mina siin. Ja mõtlesin, et võiks teha 4 valikuga sellise kaardi lugemise, et miks sa võiksid tulla Marise Reiki kiirkursusele. Mis panuseks see sulle oleks, mis väärtuseks see sulle oleks, kui sa tuleksid Marise Reiki kiirkursusele. Sina, kes sa valisid number 1, vaatame sulle märksõna kaardi. 1, 2, 3 või 4. Miks tulla Marise kiirkursusele? Mis väärtust või panust see sulle pakuks? Number 1. See pakuks sulle enesekindlust ja annaks sulle energiat, nii-öelda elujõudu, aitaks sul kontakti saada oma motivatsiooniga, oma sisemise visionääriga, oma elujõuga, eluenergiaga, oma väekeskusega ja julgusega, sinu tuleelemendiga. See ärataks sinus sisemise sära, elujõu, enesekindluse ja julguse. Number 1. Number 2. Miks tasuks tulla Marise Reiki kiirkursusele? Mis väärtus see sulle pakuks? Liiga palju tuli. Mis väärtus see sulle pakuks? Number 2, kes sa valisid? Nii. Naljakas, praegu tuleb juba teine järjest siis elemendikaart. Esimene tuli tuleelement, siin näitab maaelement. Number 2 see pakuks sellist maandatust, turvalisust, turvatunnet, sellist nagu täituvustunnet, küllustunnet, stabiilsust, küllust sellist ja usaldust. Ja usaldust, niisugust stabiilsust, maandust, turvatunnet, jah. Kindlust. Tasakaalu. Armastatud armastuse ja usaldusruumi tunnet. Huvitav. Vaatame, kas see jätkub või lihtsalt juhus praegu. Nii, number 3. Kes valisid number 3? Mis pakuks teile minu Reiki kiirkursus? Rõõmu. Number 3 teile pakuks väga palju rõõmu, see tooks nende sisemise lapse, nende mängulisuse. Aitaks neil nende sellises nagu ärkamise protsessis, valgustamise protsessis, tundub, et nad on praegu mingis protsessis. Nad tunneksid vibratsiooni tõusu, nad näeksid perspektiiv laieneks nii-öelda, stressivabadus ja aitaks ka lahti lasta mingitest rasketest mustritest ja leevendust. Ja läbi leevenduse nii-öelda vabaduse tunne, rõõmu tunne, kõrgvibratsioonid, et sisemine vaba laps nagu ärkaks, oleks selline mänguline ja ma näen siin lõbusust ja värvilisust, lõbusust, et see, vaata kui erinevad kaardid tulevad, aga Reiki ongi universaalne. Väga äge. Ja viimane number 4, mida pakuks sulle, liiga palju tuli, ma võtaks 1 kaardiga. Mida pakuks number 4 minu Reiki kiirkursus? Vaatame, põnev teada. Viimane. Number 4, mida pakuks sulle? Number 4 pakuks sellise soojuse, võib-olla ka suhete paranemise, võib-olla side oma lähedastega,
suurema, parem soojusside, küllus, koosolem, mingi kvaliteet, lähisuhte kvaliteet, niisugune sest kui sa leiad enda sees sisemise rahu, mida Reiki pakub, tasakaalu, siis ka teised nakatuvad sellest tegelikult, selline nagu rahu, tasakaal, kvaliteetaeg koos, eks ju. Ja siin nagu võib-olla kas lapsevanemluses või paari suhtes, igatahes selline nagu koos olemine nagu kuldne põld, eks ju, selline Midas touch on ju, et kõik, mis puudutab, muutub kullaks nii-öelda. Et pai ei ole pai, vaid seal on midagi veel ekstrat, eks ju, ei ole nagu tavaline pai. Seal on midagi veel niisugune, nagu ma ütlesingi, et mida see puudutus on seal juures. Et see Reiki seda kindlasti on. Reikit kasutatakse ka ärimaailmas, et pakkuda oma klientidele täisväärtuslikku teenust ja või käsitööd, tooteid, on ju, et sellel on mingi oma niisugune nüanss, mis on tihti väga paljudel lükkavad kõrvale, sest kui ei saa katsuda ja oma silmaga näha, et siis ei olegi midagi. Aga tegelikult kõik saab alguse energiast ja Reiki tuletabki meile seda meelde, selline iidne tarkus ja praktika. Mina olen praktiseerinud Reikit aastast 2013. Nägin enne Reiki esimese astme kursusele minekut unenägu ja ma ei tea, niisugust erilist maagilist unenägu ja ma ei teadnud, mis see tähendab. Aga ma lihtsalt võtsin selle vastu ja mõtlesin, magic. Aga siis kuidagi nagu minu teejuhid suunasid mind siis veel mulle endale teadmatult interneti avarustes leidma selliseid võimalusi, mis aitaksid mul väsimusest ja depressioonist võitu saada, kurnatusest lausa, kroonilisest kurnatusest ja seljavalust ja depressioonist võitu saada. Ja ma läksin Reikit õppima ja see on minu jaoks enesearengu teekonnal olnud baas, jääv baas, see on alustala. Ja kui ma selle esimese astme selles oli, siis mul tuli meelde see äkitsi vilgatas läbi see sama unenägu. Ja siis ma sain aru, et see unenägu oli ettekuulutus mu Reiki teekonnale, mis oli väga-väga, nii armas üllatus minu teejuhtide poolt, niisugune väike suunamine mind õigele rajale ja nüüd ma olen jõudnud sinnamaani tegelikult juba ammu, mitte praegu, vaid ma olen juba varemgi Reikit õpetanud edasi. Ma olen seda praktiseerinud, inside out integreerinud ja olen seda alguses läksin iseenda heaks, siis hakkas laienema perekonda, lemmikloomale, minu töösse ja juba siis õpetan ka edasi, et ka teised saaksid ennast toetada, enda tassi täita läbi selle. Ja see on imeline. Ja ma vaatasin seda üldkaarti, mis siin kaardipaki põhjas jäi ja see aitab su soovidel täituda. Reiki aitab su soovidel täituda. Jaa. Aitab sul õnnega koos olla. Aitab sul olla endaga kui tervikuga kontaktis. Aitab sul avastada, kui dünaamiline olend sa tegelikult oled hingena siin maa peal. Ja Reiki on tervikliku maailmavaateline. Seega see nagu toetab minu sellist enesearengu teekonna just holistilisest vaatepunktist ka. Et see toetab kõike energiakeskuseid ja energiakehasid sinul ka. Ja ta aitab sul kirglikult liikuda sinna suunda, mis on sinu soovitud. See. Et ta ei ole selline pilve õhulosside ehitaja, vaid Reiki on ääretult praktiline. Ääretult praktiline ja maine tegelikult. Ääretult praktiline ja maine. Ma arvan, et sellepärast ma olingi hooked sellest kohe ka. Ma olen väga praktiline inimene tegelikult.
nii et sellised põhjused tulid, miks sina ka võiksid liituda meiega sellel kursusel, kiirkursusel, mis on igapäevase nii-öelda heaolu ja elukvaliteedi muutja. See on kindlasti panuseks sulle, samamoodi nagu mulle on olnud. Kui sind kõnetavad minu teemad siin, siis seda enam. Et veel jõuad info, kuidas liituda ja muu info on siin all infoboksis.